Mina olen Inar Padari, töötan Kärdla Transpordiameti teenindusbüroos ja peab olema see multitasker. Kõik asjad tuleb ära teha. Mina olen Anni-Mari Pehlak, töötan Transpordiameti Kuressaare teenindusbüroos. Olen juhtivspetsialist, ühesõnaga teen ka kõike. Olen Transpordiametis töötanud juuli algusega 1 aasta. Mina olen Transpordiametis töötanud kohe 2 aastat. Töötan asutuses, kus ma vahetan juhilubasid, registreerin sõidukeid, vaatan sõidukid üle, mis tuuakse kuskilt välisriigist. Ma aitan pidada autoregistrit ja vaatan autosid üle. Meie töö põhiülesanded on lahendada kliendi probleem. Kui tema uksest sisse tuleb, siis ideaalses maailmas läheks ikka iga klient niimoodi uksest välja, et tema probleem on lahendatud. Lääne piirkonna alla kuulub Kärdla büroo, Haapsalu büroo, Pärnu büroo ja Kuressaare büroo. Haapsalus töötamise eelised on näiteks, et millegipärast Haapsalus kliendid hajuvad päeva peale paremini ära kui näiteks Kuressaares või Pärnus. Aga Pärnus on kindlasti see, et Pärnus on rohkem kolleege. Pärnus on võib-olla ka mingis mõttes õppida rohkem. Siin käib rohkem välismaalasi. Kuressaares töötamise eelised on kodune. Inimesed on hästi kokkuhoidvad. Pole nii ametlikud kui näiteks alla Tallinna büroos näiteks, võtame võrdluseks selle. Et inimesed tulevad, nad sinatavad sind, nad tulevad oma armsa saare murrakuga rääkima, et see on hoopis teine tunne nagu kuskil suures büroos. Selle linnade vahel pendeldamise karjub tegelikult suht kiiresti ära. Kui võtta klienditeenindustöö kokku 1 lausega, siis ma ütleks, et see on täis üllatusi, elukestvat õppimist. Kui keegi sooviks meil tulla kolleegiks, siis ma soovitaks neil kindlasti teha jõusaali kuukaardi, sest kooki saab palju. Seda, miks Transpordiametis nii palju kooki süüakse, ma ei oska kommenteerida. Selle aastaga ma ei ole sellele müsteeriumile veel jälil saanud. Mina arvan, et Transpordiametis süüakse palju kooki, sellepärast et inimesed hoolivad üksteisest, mis näitavad seda koogiga.